Iga erasessioon on tegelikult täielikult sinu vastutada. Minu osalus on seal ainult nii palju, et ma broneerin selle ruumi ja ma olen sinu vahend ja sinu teenistuses. Mis selgelt nägemise sessioonidel toimub, on iga kord lihtsalt nii erinev. Ja inimeseti on see lihtsalt nii erinev. Lihtsalt võtma sellest maksimumi, sest sellest sõltub kogu sinu elu. Ühel kliendil ma siiamaani mõtlen, et see ei ole võimalik, see on nagu nii crazy. Ta tuli sessioonile, ta ei olnud mingi enesearenguga praktiliselt nagu, ma ei tea, mis kaua üldse tegelenud. Lihtsalt elas tavalist elu. Sattus sessioonile sellepärast, et nii väga tõmbas. Järgnes sellele tõmbele, see on väga-väga oluline. Kui sa tuled kellegi teise soovitusel, siis sa pead järgnema enda kutsele, enda juhatusele, enda sisemisele tõmbele. Tema teema oli see, et ta tuli sinna teemaga, et mul on rahaprobleemid. Vaatasin peale, ma ütlesin, et sul ei ole rahaprobleemid, aga ometigi erasessiooni käigus tuli nähtavale, miks tal on rahablokeeringud. Ja need veel lisaks tema mingi kilpnäärme teemad sessiooni käigus, saad aru, sessiooni käigus ta ütleb mulle, et tead, mul on hääl täiesti, ma tunnen, et mul on siin teistmoodi olla. Mul nagu läks lahti midagi siit. Sellele lisaks ta siis veel nädal aega või oli see paar päeva hiljem, ma juba ei mäleta enam, kirjutab mulle, et tead, Maris, mul on see kaelamuna praktiliselt kadunud. Saate aru või? Ja siis see polnud veel kõik. Ta sai kontakti oma ema-isaga teraapiaruumis selliselt, et mina vahendasin küll ka neid, aga nad tulid ise sinna ruumi rääkima temaga. Saad aru või? Klient on selliselt, et tal on kuulmisraskused ja ta ütles, et tead, mu ema hääl oli nii ilus. Ma kuulen oma vanemaid rääkimas minuga praegu. Maris, kas ma olen hulluks läinud? Mina ei ole hulluks läinud. Räägi ära nendega, mis sul rääkida on. Saad aru, nad tulid füüsiliselt kohale hingedena. Mis kingitusi see klient sai või? 2 tunni jooksul. Ei, ma ei garanteeri, et igaüks saab selliseid muutusi. Absoluutselt mitte. Mõni klient läheb ruumist ära ja tal ei ole ühtegi muutust. Aga mis siis on nende 2 klientide erinevus? See, kes saab nii palju kingitusi, et see ei ole lihtsalt võimalik, kuidas saab 2 tunni jooksul nii palju kingitusi ja teisel pole mitte midagi muutunud. Ja ma olen tähele pannud, et seal on ainult üks konks, mis erineb nende 2 inimese vahel. Ei ole oluline see, mitu aastat enne sa oled olnud enesearengu teel. Ei. Oleneb sellest, kas su energia on lahti või ei ole. Kui su energia on lahti, siis sa niimoodi adud selle info rakkudesse. That's it, done, tehtud. Tehtud, 2 tunniga tehtud, saad aru või? Ja teisel, kellel on energia kinni, esiteks ta on väga-väga palju mõistuses. Ta ei oska tulla kehasse, tal puudub kehaga täielikult kontakt. Aga enne kui ta jõuab samasugusesse kohta, mis tulemuse sina saad, on sinu vastutada. See oleneb sinu personalitist, sinu energiast, sinu vastuvõtuvõimest, võimest ankurdada infot.